Järgmisel aastal kaitsekulutused tõusevad vähemalt 5%-ni SKT-st. See tähendab seda, et Eesti kaitsele investeeringud kasvavad ja päris kiiresti. Vene maht on reaalsus ja need otsused tuleb nüüd ja kohe teha. No aga öelge palun, kus see raha võtta, et juba praegu on rahval raske ju? No ilmselt suur allikas on laen, lähipäevil saab selgeks, millistel tingimustel Euroopa keskset laenu võtab selle jaoks või siis Eesti eraldi. Ja teine pool, mis annab hõlpu, on ikkagi kaitsekulude teatud ulatuses ka eelarve tasakaalust välja arvamine, aga see tähendab ikkagi, et see laen tuleb loomulikult aastate vältel tagasi maksta. Nädalavahetusel sattus juba teist korda skandaali kaitseminister Hanno Pevkur, kui endine ministeeriumi kantsler Kusti Salm avaldas sotsiaalmeedias arvamust, et eelmisel sügisel täiendava moona ostmiseks eraldatud 1,6 miljardit on tänaseks eesmärgipäraselt kulutamata, mis tõstatab küsimuse. Kas me saame ministrit üldse usaldada? Ja Eesti riik saab usaldada praegust kaitseministrit Hanno Pevkurit, me saame usaldada kaitseväe juhatajat, me saame usaldada valitsust, mis puudutab Eesti riigikaitsesse panustamist. Ja ka tänane otsus näitab seda, et vähemalt 5% riigikaitsesse järgmisest aastast, ma ennustan, et tulevikus see protsent veelgi tõuseb, näitab meie pühendumust. Ja samamoodi täna ma küsisin ka endise kaitseministrina täpsemaid küsimusi, mis puudutab siis 1,6 miljardit eurot, mille suhtes on tekkinud kumu, et mitte midagi pole hangitud, midagi ei tehta, et see ei vasta tõele. Tegelikult kaitseministeerium on teinud endast kõik, lihtsalt hanked võtavad aega, need ei toimu üle öö, aga Eesti riik saab kõik need asjad, mis on planeeritud. Kaitseminister Pevkurit kritiseeris täna ka endine kaitseväe juhataja Martin Herem, kelle sõnul ei ole minister arvesse võtnud ohuhinnanguid ja seetõttu võivad praegu seatud eesmärgid liiga hilisteks osutuda. Tasub vaid meenutada, et mõned aastad tagasi ohuhinnangu alusel ennustati, et Eesti kaitsekulud peaksid olema 2,3% järgmise 10 aasta jooksul ja sellega peaks olema Eesti kaitstud. Nüüd me näeme seda, et valitsus tegi just otsuse, et need on minimaalselt 5%. Ja need lähtuvadki just nimelt kõige viimastest ohuhinnangutest, mis meil on kätte saadavad nii endalt, liitlastelt kui ka ühishinnangut. No kriitika on öelnud ka seda, et meil on moona ainult sellise efekti saavutamiseks. Kas see vastab tõele? Kuulge, kui Ukraina sõja täiemahulisest algusest kuni eelmise aasta lõpuni on Eestisse saabunud rohkem kui 100 rekatäit moona väärtuses 800 miljonit eurot. Kui ainuüksi sellel aastal, ühel aastal saabub Eestisse moona circa 700 miljoni euro väärtuses, siis seda lühikese perioodi jooksul, 4 aasta jooksul on 10 korda rohkem, kui pärast Krimmi sõda Eestisse laekus.